Laine viis endaga jalajäljed ja rand on tühi. Laine alati midagi toob ja midagi minema pühib. Tühi paat läheb merele, täis paat tuleb merelt, kui tihti on tühjust nii minnes kui tulles. Naljamehed räägivad, et siin üle 1,60 m pikad ei saa olla, sellepärast et pea võib igale poole siin ära lüüa. Kuigi siin oli kõige pikem mees, oli 1,96 m. Kõige tähtsam oli siiski tervis, haridus ja ütleme see 6. meel. Aastal 1934 kirjutati alla leping Inglismaa firmaga Vickers & Armstrong, kus siis oli kirjas, et see firma ehitab Eestile 2 allveelaeva, Lembit ja Kalev. Tolle aja kohta see tehnika oli väga moodne. Sellepärast, et kõik süsteemid töötasid elektri, pneumaatika ja hüdraulika abil. Ainuke raske töö, mis meestel oli, see oli torpeedode laadimine. Nii laeva sisselaadimine kui torpeedode torude laadimine torpeedodega. Suviti mõlemad allveelaevad olid oma suvebaasis Loksal, kus siis teeti ka treeninguid, see tähendab õppesukeldumisi, õppetorpeedo laskmisi. aastast on nüüd muuseumilaev. Praegu toimuvad siin ekskursioonid, õpilasi käib väga palju, üldiselt ajaloo meenutamine. Lembit oma auväärse eaga 71 aastat, et tema aeg vees hakkab otsa saama, kuna see on ainuke sama tüüpi laev maailmas, allveelaev miniveeske, mis on veel vee peal. Kuid vesi, rooste, kõik teevad liiga ja meil on kavatsus paigutada Lembit vesilennukite angaari. Võib öelda, et ta on üks ajaloo mälestus, iseseisvus, sümbol, kuid ka teise maailmasõja aeg loeti teda väga edukaks allveelaevaks, kuigi jah, too aeg kahjuks siin enam ühtegi eestlast ei teinud. Praegu Lembitu asukoht on Miinisadamas. Siia tulevad inimesed, kes huvituvad laevade ajaloost. Eriti populaarne allveelaev on iga-aastastel merepäevadel,
kus igaüks vaatamata vanusele võib tunda end tõelise meremehena. Siseneda allveelaeva, keerutada rooli, vaadata periskoopi, külastada torpeedotoru. Allveelaeva lembit, elu jätkub.